Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm EDUCO. Koolon. Jätkame ühe huvitava programmiga. Luisa tõlkebüroo mõtles välja ühe huvitava noortõlkijate programmi, mis peaks töötama selles mõttes hästi, et mõlemad osapooled saavad kasu, noored tõlkijad saavad praktiseerida, mismoodi päriselt tõlkimine välja näeb ja teisalt Luisa tõlkebüroo saab omale mitmeid teisi hüvesid. Saamegi kohe kuulda, mis on selle noortõlkija programmi eesmärk ja kuidas on see seni rakendunud. Luisa tõlkebüroo juhatuse liikmed Berber Pruunsild on stuudios. Tervist! Tere! Ja samuti juhatuse liige Raili Kadak. Tere! Tere! Räägime, kuidas on, esimestel kuudel läinud? Idee tegelikult on peaaegu aasta vana, aga iga asja juurutamine võtab ju aega, nii et tegelik programm hakkas pihta suve lõpus, kui me hakkasime siis asja valgustama üliõpilastele esmalt ja huvi tuli kohe ka ülikoolide poolt, üldse kõrgkoolide poolt ja sellest me saime innustust. Nii et praeguseks hetkeks on tegelikult konkursi läbinud kuskil 150 tõlkijat ja nendest, õigemini läbinud ei ole, nendest 20-25 on sellist, kes on siis praegu kvalifitseerunud nagu heaks noortõlkijaks. See tähendab läbinud selle noortõlkijate programmi? Läbinud siis selle niinimetatud esimese filtri, ehk siis nende tööd on tunnistatud selle programmi jaoks sobilikuks. Aha, et selleks, et noortõlkijate programmis osaleda, peab veel eelsõela läbi tegema? Jaa, loomulikult, jaa. Et selles mõttes, mida me nagu kõige rohkem eeldame nendelt inimestelt, kes meie projekti raames siis meiega koostööd hakkavad tegema, ongi see, et see inimene peab väga huvitatud ise olema sellest, et ta areneks, et temast saaks kunagi hea tõlkija ja tal peavad olema kindlasti ka eeldused selleks tööks. Et kui me esimeseks tõlkija eelduseks loeme seda, et tõlkida tuleb mõtet, mitte sõnu, siis sellest esimesest filtrist on nagu väga hästi aru saada, et kes tõlgib mõttega ja kes tõlgib sõnu. Mida te siis selle eelfiltriga hindate, et kas temast üldse saab tõlkija või mitte, et kas see on juba selles mõttes indikaator noorele? Jah, pigem ongi see, mida me hindame, see potentsiaal, et kas inimeses on seda miskit, mis teeb temast kunagi hea tõlkija või siis mitte. Ja siin on ka lugu selles, et tegelikult iga huviline, kes on tõeline keelehuviline, saab teha proovitööd temale sobivas valdkonnas ja mitte saab, vaid peabki tegema. Et ta ei pea absoluutselt olema väga laia profiiliga, vaid ta peab kindlalt valdama või olema palju eeldusi selleks, et kunagi vallata ühte kindlat teemat ja ühte kindlat suunda. Võib ka mitu keele suunda, aga reeglina on ikkagi see, et sa kontsentreerid oma tähelepanu ühele suunale ja ühele teemale või ühele sellisele teemavaldkonnale. Millised ülikoolid on huvi avaldanud seni? No kõige suurem koostöö on meil ikka ülikooli linnas ikkagi Tartus ja Tartu tudengitega ja tegelikult üks väga suur tõuge selle projekti alustamiseks oligi see, et me oleme siin paar aastat järjest käinud ülikooli magistrantidele filoloogia alal loenguid pidamas üldse tõlkebüroost kui sellisest ja kuidas töö tõlkebüroos käib ja siis need silmad, mis sealt saalist vastu vaatavad, on suhteliselt sellised üllatunud, et kuidas asi nagu tegelikult välja näeb, et on suur vahe sellest, kas tõlkida vaikselt kodus kontrolltööks üks mingi pressiteade teise keelde või siis milline on see tõlkebüroo argipäev, et need on kaks väga erinevat asja, et just koolitadagi neid noori inimesi nagu selles kontekstis, et kuidas need asjad nagu päriselt välja näevad. See töö, mis nad siis tegema hakkavad, on ka ikkagi päris töö, aga vast kõige tõsisemaid tekste, usun näiteks notariaalselt kinnitamist vajavad tekste nendele noortele tõlkida ei anna või? Ei, seda kindlasti mitte, nad ei saagi esiteks kinnitada, kui nad pole kõrghariduse paberitega. Et nad saavad ikkagi teha vaid selliseid asju, milles nemad on väga perfektsed, milles nemad on teinud väga hea proovitöö. Meie toimetajad ja tõlkijad on selle üle vaadanud, on selle heaks kiitnud ja ainult nendel teemadel. Loomulikult see ei puuduta rasket juriidikat või mis iganes
meditsiiniteemasid või väga rasket tehnikat, et seal on väga kindlad alad, mida nad valdavad. Ja samas teisalt on väga palju selliseid kliente, keda need teemad huvitavad, aga see teema jällegi on selle kliendi jaoks kas nii lihtne, et ta proovib seda kas ise teha või on tal keegi tuttav või tuttav üliõpilane, kes siis proovib seda tõlkida ja lõppkokkuvõttes ta võibki saada täitsa hea tulemuse, aga siiski toimetamata asja, nii et meie käest saab tegelikult klient selle noortõlkija poolt tehtud töö, meie toimetajate poolt toimetatud teksti, ehk et meilt läheb välja nagu tavatöö. Lihtsalt, et selle on teinud noor tõlkija, ta on saanud selle eest natuke vähem raha, kuna ta saab koolitust ja klient ei pea seetõttu nii palju maksma. Aga te annate kliendile ikkagi teada, et see on nüüd noortõlkija tehtud, mitte nüüd päris professionaalide ja vist isegi annate valida, et kas soovite kasutada noortõlkijat või mitte? Seda ei saa niimoodi soovitada, sest loomulikult kõik tahaks siis noortõlkija odavat teenust osta, et noortõlkija tõlget saab ikkagi pakkuda ainult teatud valdkondades. Ja loomulikult seda me kliendile ütleme ja see on isegi arve peal vastavalt on kohe selline rida olemas, et see on junior teenus. Natukene sellise sotsiaalse alatooniga ka, et nad saavad kaasa aidata siis nende noorte arengule omalt poolt. Mis programmi eesmärgid nüüd edasi on, et tegite algust, ligi aasta aega olete seda programmi käivitanud, et ega nüüd 2012 lõpus nagu joont alla ei tõmba, vaid üritate suuremaks kasvada või mismoodi? Nüüd alles asi algab. Et selles mõttes praegu me oleme siis leidnud endale toredad noored koostööpartnerid ja nüüd me alustame siis neid kampaaniaid, et aidata neil siis seda kogemust saada, ehk siis leida neid inimesi, viia siis tellija ja teostaja kokku. Et see on meie järgmine etapp nüüd, et me teame täpselt, mis meil on pakkuda ja nüüd me leiame need kliendid või selle sihtgrupi, kes siis seda meie pakutavat väga tahaks nagu saada. Erakordselt huvitav idee on see, nagu näha siin numbritest, kui palju on huvilisi ja kui palju olete vastu võtnud, siis ka hästi käima läinud, et paljud teised ettevõtted võiksid samamoodi oma sarnaseid programme ju rakendada ja välja mõelda ja kas või teised tõlkebürood. Olete kuulnud, kas mõni on juba ise ka praktiseerima hakanud sääraseid programme? Tõlkebüroonduses kindlasti mitte, aga küll on olemas näiteks, mul hetkel ei tule nüüd selle hambaarsti asutuse nimi meelde, on olemas noorarstide kasutamise võimalus, et sa saad valida, et kas sa lähed siis kogenud arsti käe alla või lähed noore hambaarsti käe alla. No tegelikult ülikooli kliinikum ju sellel ka põhineb, et nad kõik peavad laskma ennast ka tudengarstil üle vaadata korra ja diagnoosi panna, et aga seda muidugi valvsa arsti silma all. Jah, siis on noorarhitektid, noorjuristid. Muidugi, kuivõrd see nii laiapõhjaline on, seda nüüd ei oska öelda, et meie eesmärk ongi just see, et see noor, ta läbib samal ajal ka praktika, ta saab seda kasutada, see on konkreetselt nagu õppetöö osa tal ka, et see ei ole lihtsalt pelgalt selline tema enda lihtsalt ärihuvi, vaid ta seob selle oma õppetööga ja ta saab esitada ka praktikatõendi, kui ta on selle praktika läbinud, milleks on siis keskmiselt 500 lehekülge tõlketööd. See on päris hea maht. Milliseks hindate praegu Eesti ülikoolides keeleõppe noorte kvaliteeti, et kui ikka noor tuleb, oskab ta juba iseseisvalt hakkama saada ja seda päris tööd teha või asi on ikka päris kaugel? No üldiselt on ikka niimoodi, et need inimesed, kes on selle eriala endale valinud, nad on teinud seda ikkagi teatud mõttega, et nendest 150-st, nüüd iga päev tuleb uusi inimesi muidugi juurde, et nendest 150-st võiks öelda, et alla 10% oli neid, kelles me ei näinud üldse mingit potentsiaali. Et see on ikkagi väga hea tulemus meie jaoks. Mõnel ei olegi midagi teha, ta lihtsalt peaks tegema midagi muud. Tal ei sobi lihtsalt tõlkimine. Et ta võib näiteks olla vabalt hea tõlk, suuline, täiesti vabalt. Kirjalik anne lihtsalt puudub. Et see ei pea lihtsalt siis väga panustama sellele, kui ta saab hea tagasisidet, ei ole nii hea, et seda edasi arendada. No rääkige, mis erinevus siis on, ütleme, suulise kõne või kirjutamise ja siis päris teksti tõlkimise puhul? Mis selle kvaliteedi teeb? Mina olen ise kunagi olnud mõlemat, nii suulist teinud kui kirjalikku. See olenebki täiesti persoonist ja näiteks minule väga meeldisid ainult ametlikud tekstid ja jutustavate tekstidega absoluutselt ei saanud hakkama. Kuigi tegelikult ma omast arust olen hästi just loominguline inimene. Aga see kujuneb välja väga lühikese aja jooksul, mis sulle täpselt sobib. Et see on võib-olla mingi aasta, kui sa saad juba aru, et kas sulle sobivad siis ametlikumad tekstid või oled selline loominguline tegelane. Suulise puhul on hoopis teised
esiteks eesmärgid, mida sa seal teed, sa pead oskama kuulata, sul peab olema väga hea aju, väga kiired ühendusteed ajus, meeletult suur teadmiste pagas ja sa pead olema väga kiire. Kirjalikus töös on teised prioriteedid, võid rahulikult teha 4 lehte päevas, kui tahad, võid teha kiiremini 10 lehte päevas, kui tahad, ikkagi sa ise jagad oma aega, et sa ei sõltu kellestki teisest, kes su kõrval kogu aeg räägib ja et selles mõttes mõni suuline tõlk ei sobigi ja neid on väga palju, kes ei sobigi kirjalikuks ja vastupidi. Et enamuses ongi nii, et kui sa oled ikkagi tõlk, siis sa oled tõlk ja kui sa oled tõlkija, siis sa oled tõlkija. Kas mõni Google'i tõlkijat ka on kasutanud salaja? Olete kohe sellest aru saanud? Kliendid mõned on küll mõned välismaa kliendid on teinekord saatnud meile Google'i tõlke, et ma kontrollisin üle ja et siin on vist teil äkki vead sees, nii et aga muidu muul juhul ei ole küll, ei tea küll, et keegi oleks kasutanud. Et ta ütleb, et Google'is on õige ja teil on vale ja niimoodi, jah? Jah, et nagu liiga palju tähti näiteks on selles sõnas, et kas te saate kontrollida ja igast huumorit on tulnud ette, jah. Vot, selline programm on siis Luisa tõlkebürool välja mõeldud. Asi alles on alguses, nagu kuulsime, loodame, et on meil piisavalt noori tõlkijaid, kes ei ole sellest programmist veel midagi kuulnud ja tahavad paremaks saada, siis rääkige, kuhu pöörduda, kuhu kirjutada, kuhu tulla või helistada. Meil on nüüd täiesti eraldi osakond loodud selle jaoks, et kogu seda projekti siis kenasti läbi viia ja kuhu siis pöörduda on kindlasti number 1 on siis junior@luisa.ee, sinna siis saata oma sooviavaldus ja enda siis selline lühikiri kaasa, et miks selle programmi ja mis see eesmärk on, et selle programmiga ühineda. Ja siis kindlasti võiks saata juba oma mingi olemasoleva tõlketöö, et selle järgi me siis saame kohe esimeselt sõelalt nagu edasi saata. Järgmine etapp on siis meie poolt saadetud selline proovitööde pakett, millest siis iga noor inimene võib välja valida täpselt selle teema, mis talle sobib. Et kui on selline rohkem nagu kinnisem inimene või konkreetsem inimene, siis mingid konkreetsemad teemad ja kellel meeldib näiteks reklaamindus ja kõik see copywriteri töö, et sellised inimesed on meil ka väga oodatud, sest teadupärast ongi need noored alati kreatiivsema mõtlemisega kui need vanemad välja arenenud tõlkijad juba. Ja sealt siis juba lähebki kõik ilusti sujuvalt edasi ja muidugi peaks kohe ära ütlema, et varuks iga noor inimene natuke kannatust, et mida meie poolt siis edasi öelda, et kõik need asjad võtavad aega ja kuna see tung on väga suur, siis natukene rahulikumalt neile asjadele vaadata, kui kohe ei vastata ja kui kohe ei kinnitata, et kõik asjad võtavad aega natuke. Mina ütleksin veel seda, et kui noor huviline kirjutab, siis kindlasti vaadaku, kuidas ta oma CV-d koostab ja kuidas ta oma kaaskirja koostab. Et selle järgi on juba tegelikult esimene pilk näha, kes on korrektne, kellel on hea lausustus ja kes võiks sobida. See on meeletult hea visiitkaart, see esmapilk. Teine asi on see, et ei ole mõte, et teha selliseid proovitöid endal juba enne ära, nagu on näiteks ilukirjandus ja mingid raamatute tõlked näiteks, ei pruugi isegi ilukirjandus olla, et sellega tegelikult meie ei tegele. Et need valdkonnad, mis on ka üliõpilaste seas nüüd levima hakanud peale meie külaskäike kõrgkoolidesse, et tõlkebüroo ei tegele raamatute kirjutamisega ja ilukirjanduse tõlkimisega ja filmide tõlkimisega ja sellise asjaga, millega inimene justkui nagu igapäevaselt kokku puutub. Et tõlkebürood tegelevad hoopis teistsuguste asjadega, kuigi sa näed seda igal pool, kui sa ümbertringi vaatad poes, näed etikette, toodete kasutusjuhendeid, seadused, mis iganes, meditsiinitõlked, et sa ei pruugi ka aru saada, et see on tõlkebüroo töö, aga vot see on hoopis meie töö. Et kõige selline tavalisem tõlge, millega sa kokku puutud nagu raamatud ja telekas, et see ei ole tõlkebüroo valdkond. Selleks, et kirjutada kiri junior@luisa.ee, kas siis peab tingimata õppima miskit keelt ülikoolis või mõni, kes tunneb ennast üsna koduselt võõrkeeles, võiks ka sellest programmist osa võtta? Kindlasti. Tõlkebüroos on sellised tööd, et ütleme päris filoloogi paberitega tegijaid on kuskil pool. Et ülejäänud on mis iganes valdkondadest, sest meeletult palju on tehnilisi tekste, meditsiinitekste, pangandustekste,
õigusvaldkonnast tekste ja mis iganes valdkondadest, et ei pea absoluutselt olema kindlasti tõlketööga kokku puutunud, aga nüüd neil on tunne, et neile nagu sobiks tõlkimine ja päris häid proovitöid on tehtud, nii et siin ei ole ka vanusepiirangut, lihtsalt kui sul ei ole kogemus, sa soovid tõlkida, sul on mingisugune baas olemas, sa tead, mis teemat sa võiksid osata, palun pöördu, pole probleemi. Rõõm kuulda, loodame, et tänu sellele intervjuule paljud noored said teist teada, otsivad teid üles ja saavad teie juures praktiseerida ja omakorda oma oskusi veelgi paremaks lihvida. Mina tänan intervjuust Berber Pruunsild ja aitäh Raili Kadak, et stuudiosse tulite, edu teile. Väga tänan, aitäh tulemast, kõike head.